Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvus toimub meil siin Paljassaares, Tallinnas. Ja siin on Päästearmee üks osakond. Ma nüüd ära unustatud, kuidas selle osakonna nimi oli. Ja ei tulegi meelde. Aga siin Päästearmee, selles osakonnas, Päästearmee on ülemaailmne organisatsioon, ta on mitmes riigis, aga Eestis on ka Päästearmee ja mitmes linnas. On Balti jaamas üks Päästearmee korpus, kus siis toimuvad jumalateenistused, supijagamised ja siis mingid naistetööd ja vanade inimestele tehakse seal gruppi. On ka Jõhvis ja Narvas, Tartus peaks Päästearmee olema. Ja siin Paljassaares on siis Päästearmeel selline maja, mis on nagu rehabilitatsioonimaja, kus siis inimesed, kes on oma elu hammasrataste vahel, läbi selle maja siis püüavad enda elu korda saada. Kuna tänane teema on ka raskustest, siis ka need inimesed, kes siin elavad, nemad on oma elus, tulevad siis läbi raskuste, et oma elu korda saada. Ja on erinevate raskustega, mis nende ellu on siis kinni takerdunud, püüavad siis vabaks saada erinevatest sõltuvustest ja ega see ei ole lihtne. See on siis, vabanemine on väga nagu enda ümber ehitamine, ümber kujundamine, ümber treenimine, uute harjumuste endale saamine või külge treenimine. Ja siin elab praegu umbes 10 inimest ja see programm on umbes 9 kuud ja siis on jätkuprogramm, kas pool aastat vist oli jätkuprogramm ja nad siin 9 kuud siis elavad siin sees. Neil on siin söök, magamiskoht, mitmekesi ühes toas elavad. Neil siis ei ole telefoni, nad ei saa suitsu ega alkoholi, nad ei tohi siit territooriumilt välja minna. Territoorium muidugi on üsna väike, see on siis siin Paljassaares laevastiku 1A. Aga mõned, kellel läheb paremini ja kes on hästi silma paistnud, nemad siis saavad mingi aja jooksul, võib-olla paari kuu möödudes, saavad võib-olla nädalavahetuseks välja oma tuttavate juurde minna ja siis peavad tagasi tulema. Aga see, nad igapäevaselt, mitte igapäevaselt, kas 4 korda nädalas on neil ka avatud supiköök, kus siis inimesed tänavalt saavad ka tulla otse siia majja ja siis saavad päevas korra siis sooja toitu. Et on siis sageli kodutuid, kes siis siin käivad ja nende uksed on avatud võtma vastu sõltuvustes olevaid inimesi, et neid aidata siis elule ja siia muidu sageli on rehabilitatsioonikeskustes niimoodi, et kui inimene tahab sinna programmi minna, siis ta peab olema kaine, aga siin saab isegi inimene, kui ta tulebki purjus peaga ja purjus peaga on otsustanud, et ta oma elu tahab korda saada, ta saab selle programmiga siis alustada. See on muidugi kristlik organisatsioon, kus siis on ka piiblitunnid ja jumalateenistused ja palved ja selle abiga siis püütakse inimesi korda saada. Aga siit edasi loen piiblist 2. Korintuse kirjast sellest, kuidas Paulus kirjutab Korintuse kogudusele ja ta kirjutab siis oma katsumustest ja raskustest, millest tema on siis läbi tulnud. Siin ta loetlebki nimekirja. Ma olen palju rohkem vaeva näinud, palju rohkem vangis olnud, saanud palju enam hoope, tihti olnud surmasuus. Ma olen juutide käest 5 korda saanud 1 hoobi vähem kui 40. Mind on 3 korda keppidega pekstud, 1 kord püütud kividega surnuks visata, 3 korda olen üle elanud laeva hukku, terve öö ja päeva olen olnud veevoogudes, tihti olen olnud teekondadel, ohus jõgedel, ohus teeröövlite käes, ohus oma rahva seas, ohus paganate seas, ohus linnades, ohus kõrbes, ohus merel, ohus valevendade käes, töös ja vaevas, tihti valvamises, näljas ja janus, tihti paastumises, külmas ja alasti. Peale kõige muu päevast päeva rahva kokkuvool minu juurde mure kõigi koguduste pärast. See on siis siuke loetelu Pauluse enda elust, mis katsumustega tema pidi või oli kõigest läbi läinud ja koos Jumalaga. Aga meie
oma elust läheks katsumustest läbi koos Jumalaga. Nii nagu nemad siin, kes siin elavad, lähevad siis nüüd katsumustest läbi siis koos Jumalaga. Siit edasi laulame 2 laulu. Täna on üsna tuuline, võtsin siin 3 kivi, millega laululehti, lauluraamatut siin laua peal hoida. Ja laul Au su nimele, maal miski külluslik. On veel hääles? Au su nimele, maal miski külluslik, kus voolab su rikkus kõik. Au su nimele, au su nimele, kui ka satuksin kõrbesse, kui ka kõnniksin surmateel. Au su nimele, iga õnnistuse eest ma, issand, kiidan sind. Kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii, austus sinu nimele, au su nimele. Austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Au su nimele, kui mind pahitab su päikene, kui kõik maailm on nii, kuist peab. Au su nimele, au su nimele, ka siis, kui tee on okkane, kuigi oover hull valu teeb. Au su nimele, iga õnnistuse eest ma, issand, kiidan sind. Kui ka pimedus mind ründab, ikka laulan nii, austus sinu nimele, au su nimele. Austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Nii ustav oled sa, nii ustav oled sa, kogu südamest toon au su nimele. Austus sinu nimele, au su nimele. Austus sinu nimele, austus issand sinu nimele. Sind vajan ma. Sind vajan ma, eilsest rohkem veel sind vajan ma. Ja kallimaks sind pean, kui öelda saan. Ma igatsen nii su järele, sind vajan ma, sind vajan ma. Eilsest rohkem veel sind vajan ma. Ja kallimaks sind pean, kui öelda saan. Ma igatsen nii su järele, sind vajan ma. Rohkem kui kõike muud, rohkem kui laulu uud, rohkem kui õnne suud, mis iial tulla võib, sul lähedal viibin ma. Ja tahan sul kuuluda, sest kõik endine on möödas ja kõik on uus. Sind vajan ma, eilsest rohkem veel sind vajan ma. Ja kallimaks sind pean, kui öelda saan. Ma igatsen nii su järele, sind vajan ma. Siin selle
maja juht on Jüri ja Jüri on ühe silmaga. Ja tema elu on olnud ka üsna põnev, ta on Kohtla järvel üles kasvanud ja seal ta siis üsna palju tegeles varastamise ja narkootikumi tarbimisega koos oma vennaga. Mingi moment tal vend suri ja ta ise oli vanglas, Murru vanglas ja siis tal oli oma elust nii ükskõik. Ja seal Murru vanglas sai üsna kergelt ka narkootikumi tarbida, sest see, ma saan, et sinna narkootikumi jõudis üsna kergelt sisse ja seal ta ei allunud sisemisele korrale, mis need siis vangid olid seal teinud. Omavahel, ma saan, nad mingit korda seal vangid hoidsid, seal sisemist korda. Ja seal tal oli nii ükskõik oma elust ja ka sellest tarbimisest, kui palju ta seal tarbib. Ja seal ta siis tarbis jälle narkootikume ja kuna ta ei allunud sellele nagu sisemisele korrale, siis üks õhtu, kui ta seal oma kongis oli, no mitmekesi, ma ei tea, palju neid seal kongis oli, tema kongis, tulid vanemad mehed, vanemad olijad tulid sisse ja hakkasid neid kõiki peksma, ma saan ka raudtangidega nii, et seal peksmise käigus temale löödi raudtangiga silma, mille tagajärjel ta siis silm sai viga ja kuna seal arstiabi oli kehva, siis silm läks mädanema ja siis silm voolas tühjaks. Ta mingi moment sai sealt välja, aga ta ühest silmast jäi ilma ja siis ta leidis usu Jumalasse ja ta sai siis oma elu nagu korda. Ja nagu me laulsime, siin vajan ma Eestist rohkem veel, et ka nagu Jüri elust, ka tema vajas Jumalat, mis tõi ta sellest vanast elust välja ja andis elule suure väärtus. Tänaseks on tal 2 last on abielus ja tegeleb siis selle majaga siin, et aidata inimesi siis oma elu korda saada. Nüüd läheme edasi sõnumi juurde. Ja täna soovin rääkida teiega millestki, mis puudutab meie kõigi eluteed, katsumustest. Meil kõigil on neid olnud, meil kõigil on neid võib-olla ka praegu ja kahtlemata ootavad need katsumused meid ka tulevikus. Kuid küsimus pole mitte sellest, kas katsumused tulevad, vaid kuidas me nendele reageerime. Hiljaaegu lugesin ühte lugu noorest kunstnikust, kelle lugu ehk muudab arusaama katsumustest. Jagan seda lugu teiega. Elas kord noor kunstnik, kes oli aastaid töötanud oma oskuste täiustamise nimel. Ta unistas läbimurdest, võimalusest näidata maailmale oma andeid. Ühel päeval saabus see võimalus, kutse osaleda prestiižsel kunstivõistlusel, mis võis tema karjäärile anda otsustava tõuke. Ta valmistas ette oma meistriteose, valades sellesse kogu oma südame, kogu oma oskused, kogu oma usu oma võimetesse. See oli tema parim töö, tema Jumala antud andekuse kehastus. Võistluse päeval aga tabas teda õnnetus. Kui ta jõudis kohale, avastas ta, tugev vihm oli läbi näituse saali katuse tilkunud ja rikkunud täielikult tema maali. Kuude pikkune töö oli hävinud silmapilguga. Ta polnud aega uut teost luua, kõik näis olevat kaotatud. Kas see ei meenuta meile olukordi meie enda elus? Me valmistume, planeerime, me anname endast parima ja siis ootamatult juhtub midagi, mis näib hävitavat kõik meie lootused ja unistused. Piiblis ütleb Jaakobuse kirjas 1. peatükis, pidage seda lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, kuna te teate, et teie usu läbikatsumine teeb teid kannatlikuks. Meie noor kunstnik oli otsustava valiku ees. Ta võinuks alla anda, süüdistada halba õnne või isegi Jumalat. Selle asemel aga juhtus midagi ilusat. Teised kunstnikud nägid tema õnnetust ja tulid appi. Üks ulatas talle oma varutarvikut, teine pakkus lohutust ja julgustust. Kolmas soovitas tal kasutada veekahjustust osana uuest kompositsioonist. Matteuse evangeeliumis on 22. peatükis, kus Jeesus ütleb, armasta oma ligimest nagu iseennast. Need kunstnikud elasid seda käsku. Nad nägid kellegi kannatust ja reageerisid armastusega. Nad ei pööranud pilku ära. Ja meie kunstnik, ta võttis vastu abikäe, ta võttis vastu väljakutse.
Ta otsustas kasutada veekahjustuse mustreid osana oma uuest teosest, lisades sinna improviseeritud detaile, mis kõnelesid ootamatustest ja kohanemisest. Selles hetkes muutus tema katastroof võimaluseks. Roomlastele 8. peatükis ütleb nõnda: me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. See ei tähenda, et kõik, mis juhtub, on hea. See tähendab, et Jumal suudab ka kõige halvemad olukorrad pöörata meie kasuks, kui me usaldame teda, jääme temale ustavaks. Ja mis juhtus meie kunstnikuga? Tema ootamatu, improviseeritud teos võitis peaauhinna. Žürii oli vaimustatud tema võimest leida ilu ja tähendus õnnetuses ning muuta katastroof võimaluseks. Kohtunik ütles talle midagi väga sügavat. Sa ei võitnud mitte ainult oma tehniliste oskuste pärast, vaid seetõttu, et näitasid, kuidas tõeline kunst sünnib just siis, kui suudame kohaneda ja muuta takistused inspiratsiooniks. Jumal ei luba katsumusi meie ellu selleks, et meid lihtsalt murda, vaid selleks, et meid tugevdada. Ta ei saada raskusi selleks, et näidata meie nõrkust, vaid et avada meie silmad tema jõule meie elus. Korintlastele 12. peatükis ütleb Paulus: ja issand ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest minu vägi saab täielikuks nõtruses. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, sest Kristuse vägi lasuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahastustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Katsumused ei näita meile mitte ainult meie piire, vaid ka meie võimet neid piire ületada Kristuse väe läbi. Tõeline kasv ei toimu mugavustsoonis, vaid just siis, kui me oleme sunnitud leidma uusi lahendusi ja vaatama maailma värske pilguga pühavaimu juhatusele. Ma ei tea, millise katsumusega teie praegu silmitsi seisate. Võib-olla on see haigus, kaotus, majanduslik ebakindlus või suhetega seotud mure. Aga ma tean, et Jumal saab sellest kõigest läbi kanda. Ta näeb meie valu, ta tunneb meie hirme ja ta kutsub meid muutma selle katsumuse oma kasvulavaks. Ärme näe oma raskusi kui karistust, vaid kui kutsumist sügavamale usule. Näiline katastroof võib osutuda just selleks hetkeks, mil Jumal avab teie ees uksed, mida me pole kunagi näinud. Usaldagem Jumalat, võtkem vastu ligimeste abikäsi ja ärgem kartke kasutada oma veekahjustust, oma valu, oma pettumust, oma kaotust kui osa oma elutöö uuest, ilusamast kompositsioonist. Jeesus ütles Johannese 16. peatükis: maailmas ahistatakse teid, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud. Meie lootus ei põhine sellel, et katsumused meid ei tapaks, vaid sellel, et meil on päästja, kes on juba võitja ja kes kannab meid läbi iga tormi. Ja palvetame. Me täname sind, taevane Isa, et sa ei jäta meid kunagi üksi meie katsumustes. Aita meil näha raskusi mitte kui takistusi, vaid kui võimalusi kasvada sinu armastuses ja usalduses. Anna meile julgust muuta oma kaotused võiduks, oma valu tugevuseks, oma kahtlused usuks. Seda palume meie issanda Jeesus Kristus nimel. Aamen. Nüüd laulame veel ühe laulu. Korjan kivid kokku ja panen uue lehe peale, et tuul ei muudaks lehte. Laul, ma tõstan käed taeva poole nüüd. Ma tõstan käed taeva poole nüüd, kus on kuningas, keda teenin ma ja üksnes tema minu elus valitseb. Ma tõstan käed taeva poole nüüd, kus on kuningas, keda teenin ma ja üksnes tema
täidetud su vaimuga. See on mu ainsaks sooviks, südames ohvriks toon oma laulu nüüd. Ja nüüd on jäänud meil paluda veel meie isa palve, mille Jeesus on meile õpetanud. Ja me palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Tõsku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja, pühavaimu nimel.